see tuli väga suure üllatusena, see auhinna saamine, ega ma juba see nominatsioon oli väga üllatav ja siis, kui sellest teatati, siis see tuli veel suurema üllatusena, sest ma olin juba vahepeal ausalt öeldes unustanud ära, et see nominatsioon on ja ma arvan, et seal oli nii palju väärikaid kandidaate, kes oleks võinud sama hästi selle või veel paremini pälvida. See aasta on möödunud niisuguse kukeaasta tähel, et on väga kirju olnud. Et on mängimist ja siin erinevate plaatide väljaandmist veel, mis tulevad ja toimetamist sellega ja üks teatritöö on praegu pooleli. Nii et kirju. Sel aastal no jah, mõtted käivad ikkagi nende asjade ümber, mis tuleb lõpule tõmmata ja mis on mitu aastat peas keerelnud, et see on Land of Drummi plaat Brian Melvini ja Arno Kalbusega. Ja siis meil on üks selline tulemas selline impro-punk plaat Roomet Jakapiga lähima paari kuu jooksul ja praegu on nemad nagu keerlevad peas ringi. Ja siis on üks asi on veel salvestatud Ameerika helilooja Scott Lewis Milleriga. Three Free Radicals on selline meie bändi nimi ja see on siis kontseptuaalselt selline koosseis, kus mina mängin kitarri ja elektroonilisi efekte ja Scott siis töötleb omakorda kõike seda elektrooniliselt, et nagu see oli tõesti väga huvitav, mis sellest välja tuli või välja tuleb, et seda ka tahaks veel suve poole ülitada. See on täielik nagu impro või? Jah, täiesti impro, et me ei ole seal midagi kokku leppinud veel, et võib-olla tulevikus me proovime midagi valmis ka mõelda, aga siiamaani me oleme lindistanud ainult improviseerides. Tegelikult see on üks asi, mis mind alati on huvitanud ja huvitab, et ma vist olen selline inimene, kellele väga suured raamid ei sobi, et seal peab olema teatud annusvabadust, see on alati see, mis on intrigeeriv. Kui kontsert on antud, kõik endast on välja antud, et kuidas te puhkate või kuidas te välja lülitate? Ega seda ei olegi niisama lihtne teha selles mõttes, et mingisugused meloodiajupid või fragmendid võivad hõljuda veel peas mitu päeva. Kui see on ka mingi test sellest, et kas see muusika on, kuidas öelda, kas ta kõnetab või ta ei kõneta, et mõnikord on mingi lugu, mida sa ise ei pane üldse tähelegi, et see nii eriline on, aga mängid kontserdi ära kellegi loo ja siis see lugu käib sul veel mitu päeva peas ringi, et siis ta on nagu, seal on mingi kood või mingi juurikas.